miks ma peaksin olema siis täna 4. kui võiksin olla teises sõidus ju tegelikult 3. Number 69 Alvar Lepso, Silver Kuusk. Nemad siis 5. kohal, siis Salonenid 6. Salonenid. Taru ja Aavo Komisjon number 9 ja 8. number 5 Aintaru Tõnis Reinberg. Selles sõidus seni vähemalt on ainult üks ekipaaž meil siis kaotsi läinud ja see on siis ekipaaž number 59 Taavi Vahe. Ja finiši kohtunik, see tähendab seda, et 2 viimast ringi on käimas praegu. Ja endiselt vast põnevaim hetk on meil Pärmide veres, et siis on tõesti õnnestub see sõit täie rauaga enda kasuks käänata ja Erki Pärm on siis väga tõsiselt asja võtmas, kuigi ka Eero ilmselgelt ei hoia sõidu lõpuks, kui meil üks ring on jäänud oma oskusi vaka all ja mulle tundub niimoodi, et nüüd läks lahti, nüüd läks rünnakuks lahti ja nagu te näete, siis võistlusraja keskel praegu Eero Pärm on Erki Pärmile päris kannule järgi võtnud. Sorry esimesed 2 kohta, sorry Ardiola, sorry Tempel, aga Pärmidel on siin omavahel üks korralik võistlus pidada ja tundub niimoodi, et selles teises Eesti meistrivõistluse etapis just see ongi see, mis meil puudu on, küll konflikti ringrajasõidu 3., 4. koht ja need on siis praegu Pärmid ja Eero ja Erki. Eero võtab korraks kõrvale, vähemalt siit kaugelt endiselt võttis kõrvale ja samas Erki jälle vajutas käent juurde, et lasi seda vedru jälle rohkem nagu vabamalt jooksma. Ei ole veel viimasele ringile minnes kõik lõppenud ja Tempel, vaadake mida teeb Tempel. Tempel aga võtab praegu soomlasele väga lähedale, nii et viimane ring peab võttes kaadrid jagada ja nüüd tõesti siis ja võttis selle hoo üles Eero Pärm ja Peeter Küüt ning möödus siis Erki Pärmist ja Mairon Meiusist. Nägid, ja midagi ole teha, seekord jäi asi niimoodi, kuigi siin Pärmi tiimirahvas arvas, et paps võib siis seekord... Kuule, Tarmo läheb mööda. Nüüd aga otsin üles kaadrisse uuesti meie liidrid, sest et ka liidrite vahel oli üsna pingeline seis ja on muutus, on tulnud, Tempel on tõusnud esimeseks, sellepärast, et Tarmo Tempel ja Priit Kass olid soomlaste selja taga päris pikalt ja nüüd selles kurvis, mis on meie eest peidus, selles kurvis ilmselt kasutati ära aeglaselt liikuvate võistlejate abi ja Tempel suutis seal siis selle katte nii-öelda ära kasutada nagu korvpallifraase kasutas ära katte ja pani pealt ja täiesti selgelt on praegu siis Tempel soomlaste ees ja kaka sõna otseses mõttes ja Tarmo Tempel ja Priit Kass võtavad siis teises sõidust võidu, Marko Ardiola, Rigu Tipperi on teised Eero Pärm ja Peeter Küüt ja siin ei ole veel kõik lõppenud, ei ole Eero Pärm, Pärmidele ja pagan, kui hästi läks kogu sõit, aga viimases kurvis läksid liiga hoogu ja viimase ringi, viimase kurvi oli võimalus veel 3. lõpetada, aga lasid hoo üles, viskas üle ja sõna otseses mõttes, no nipa-nappa oli katusest praegu puudu. Nüüd oleks vaja ikkagi ära lõpetada, sest ringide arvu poolest mehed on nii kõvasti teistest ees, et võiksid siin veel oma kõvad punktid saada. Siin toome võrdluseks praegu juuli, Eno Juul, kui siiski lõpetas ja püsti tõusis, siis